Selle õppetükkide seeria eesmärgiks on vaadata, kuidas õnnestub e-viisil esitada aasta aruannet. Tegelasteks on Reidi Strandberg Röödlia partneritest, kes mängib raamatupidajat, ja mina olen Peeter Marvet, kes mängib korteriühistu esimeest. Alustame sellest, et ettevõtjaportaal.rik.ee tuleb meil sisse logida. Mina valin selleks võimaluseks mobiili-ID. Ja siseneme, nüüd on mul vaja siis saada sõnum ja vastata PIN-koodiga. Selleks ajaks teeme pisikese pausi. Ja võimegi jätkata. Läheme aruannete esitamise alamjaostusse ja siit on siis võimalik meil hakata määrama kõigepealt aastaaruandega seotud tegelasi. Miks see oluline on? Vaataks korraks seda, kuidas esitamine läbi etappide toimub. Kõigepealt mina kui juhatuse liige saan siis määrata sisestaja, kelleks antud puhul on Reidi ja juhul kui on vaja siis ka audiitori. Edasi on siis juba minu kord. Kui Pets on mind sisestajaks teinud, siis tuleb see aruanne minu ettevõtja portaali, kuhu ma oma isikukoodiga sisse ronin. Ja seal ma saan sisestada kõik, mis puudutab kõik numbrid, tähed, aruanded, mis vaja on sisestada. Ja kui see on valmis, siis on jälle juhatuse liikme kord. Jah, kuigi me antud hetkel teeme seda kõik ühest arvutis, siis põhimõtteliselt võiks see valge osa olla tehtud hoopiski teises kohas teise inimese poolt. Siis on allkirjastamine, digiallkiri võimalik. Kui kõikidel juhatuse liikmetel ei ole seda võimalust, siis on võimalik aastaaruanne PDF-ist trükkida paberi peale välja, lisada allkirjaleht, kõik annavad allkirjad, saadame selle edasi Reidile. Ja siis mina võtan kõik need allkirjastatud paberid, skännin sisse ja saadan laen uuesti portaali üles. Nüüd, kui on vaja ka audiitori arvamust, siis järgmisena allkirjastab audiitor ja siis juhatuse liige või siis sisestaja, kui tal on selleks õigus antud, esitab aruande. Korraks, kes peaksid tegema paberil, need on siis need, kellel ei ole Eesti isikukoodi. Kui ühelgi juhatuse liikmel ei ole Eesti isikukoodi. Nii, ja nüüd me siis vaatame, kuidas me anname täita. Kõigepealt, kui me tahaksime lisada endale audiitorit, siis on süsteem, mis teab, kes meil võiksid olla. Võtame siit kõrvaltoast mõne inimese, näiteks Mardi, ja nüüd meil on võimalik siis valida ühing, kellele me anname audiitori õigused. Hetkel me ei hakka sellega Marti tüütama, kuna niipea, kui me lisaksime selle, tuleks talle koheselt juba teavitus selle kohta, tal oleks võimalik kas nõustuda selle rolliga või mitte. Ja siis sisestaja, ehk selleks, et kõik edaspidi see saaks teha Reidi, kes asja rohkem jagab kui mina, on mul võimalik lisada sisestaja, valime endale jällegi ühistu ja siis lisame siia Reidi isikukoodi. 281, loodame, et läks õieti. No loodame, et ja paneme siia ka linnukese, et kui mina olen ära allkirjastanud, siis Reidil on võimalik vaadata, et see asi saaks ka tegelikult esitatud, et ma ei unustaks seda viimast etappi teha. Muid õiguseid me sellega talle ei anna. Nii. Ja nüüd me võiksime tegelikult logida Petsi nüüd välja. Võiksingi juba mina sisse minna ja tegema hakata, aga kuna lihtsam on teha kõike praegu ühes arvutis, siis me jätkame siin. Mängime, et nüüd on Reidi sisse Mängime, loginud. et nüüd olen mina, jah. Nii, ja ega siis muud, kui alustame pihta. Lisame aruande. Meil on siin nüüd, kui meil on olemas juba ligipääs ettevõtetele, siis on võimalik valida, kellel me tahaksime lisada. On mõned eriolukorrad, millega Reidi vahetevahel kokku puutub. Need on nüüd just nimelt need olukorrad, kui meil ei ole juhatuse liikmel Eesti isikukoodi ja siis me otsime firmat sealt nime järgi ja nime järgi ta meil üldjuhul ka sinna tuleb. Ja ka kuna praegu läksid sina sisse ka juhatuse liige, siis ongi meil see juba Siis on sellises kohas, et kuna juhatuse liige on isikukoodiga, siis me ei saa seda
aruannet sinna laadida, vaid peab minema nagu me eelnevalt nägime, valima lihtsalt sealt ülevalt poolt. Menüüst ja saame sellega edasi minna, aga jah, juhul kui on juhatuse liikmed kõik välismaad, siis võib-olla siis on see päris hea lahendus seal all, jah. Edasi me vaatame majandusaasta alguse ja lõppu, need on vaikimisi meil siin täidetud, kui meil majandusaasta ei erine kalendriaastast või mis pakutavast perioodist me ei tee seal midagi, me ei tee konsolideeritud aruannet, me teeme Eesti hea tava järgi, me kasutame Eesti hea tava taksonoomiat, me aruande täpsusaste on kroonides ja meil ei ole erisusi. Okei, selle võime lisada ja nüüd me jõuame juba siis aruande sellisele üldinfo lehele. Kas me võiksime midagi muuta või peaksime? No me võiksime vaadata neid perioode korra, et neid on seal natuke palju. Mis puhul mul on vaja teist võrdlusperioodi juurde? Meil on vaja teist võrdlusperioodi, ehk siis seda bilanssi kolmes veerus sellisel juhul, kui me oleme muutnud eelmise aasta andmeid tagantjärele tagasiulatuvalt ja siis me peame tegema ka korrigeeritud algbilanssi ja antud juhul me teeme lihtsalt aastat 2009 ja võrdlusaastaks on 2008. Ehk see, kui me selle siit ära võtame, siis meil on siis bilansis meil üks kaheveeruline bilanss ja meil ei teki seda küsimust, et mis jaoks seal see kolmas veerg taga on. Siit veel siis kindlasti tuleb kontrollida, et meie andmed oleksid õiged, telefonid ja mobiilid ja meiliaadressid. Tavapäraselt on seal ka mingid lauatelefone, kui neid juhtub olema. Paraku meil ei ole lauadagi telefoni ega faksi. Õieti pole laudagi. Ja, no nii, aga siis me oleme põhitegevusala juures. Ja nüüd me teeme sellise mängu, et kuigi meil on tegemist suvalise mittetulundusühinguga, millest me alustame, siis me edasi mängime seda, et me oleme rohkem nagu korteriühistu moodi, et oleks mingisugune selline kindlam formaat, mida Eestis ka leiab päris palju. Ja siit on võimalik siis hakata otsima vastavat tegevusala. Koodi. Ja ma arvan, et kui me lööme siia sisse juba kas korteriühistu, kas me sellega leiame siit selle ülesse. Ja ongi 68321, me võime vaadata veel ka. Kontrollime, et see ikka tegevus sellega ühtib, mida me tegelikult teeme. Ja valime selle siia ja salvestame. See määratakse ühtlasi põhitegevus alaks. Meil on põhimõtteliselt võimalik. Aga meil on nii tore korteriühistu, et tal on ka väike lisategevus, ehk et korteriühistu toodab videofilme. Jah, me toodame videoid, nagu hetkel näha. Siis me lisame selleks, et meil tekiks mõningaid huvitavaid lisavõimalusi. Lisaridasid, siis me lisame siia lihtsalt sellise veidikene kunstlikult välja mõeldud tegevusala, aga nüüd on meil olemas siis kaks tegevusala, mille vajadus selgub meile mõne aja pärast. Nüüd põhiinfo on paigas. Edasi lähmegi aruande vormide juurde ja hakkame valima, mis vormid me võtame. Kuna meil on algselt mittetulundusühing, siis on juba vaikimisi meil öeldud, et me peame võtma tulemi aruande. Meil on vaja valida, kas me võtame bilanssi sihtkapitaliga või osakapitaliga. Selle kohta on nüüd küsimus esitatud, et kui polegi üldse osakapitali või kuidas seda täpselt, kuidas sellele läheneda. Selle kohta on RTJ 14 ja paragrahvi number oli 22, kui ma nüüd õigesti mäletan, kus kirjeldatakse ära, millal on siis mittetulundusühing osakapitaliga ja millal on sihtkapitaliga. Korteriühistud on näiteks osakapitaliga üldjuhul. Ja siis me valime osakapitaliga bilanssi, me valime rahavoogude aruande otsemeetodil, sest mittetulundusühingutel on soovitatav teha otsemeetodil. Ja kui me oleme valinud bilanssi osakapitaliga, siis kindlasti ka netovara muutused osakapitaliga. Ja lisad, siin on väga palju valikuid. Siin on palju ja see esialgu võib-olla tekitab natuke küsimus, et mida ma siis nüüd võtan ja mida ma ei võta ja mina soovitaksin, et ärme võta praegu mitte midagi, täidame põhiaruanded ära ja siis vaatame, mis meil sealt lisadest vaja läheb. Okei, ja nüüd on tegelikult hetk, kus me võime liikuda edasi täitmise juurde. Meil on olemas ka ettevalmistatud mugavalt Excelis kõikvõimalikud põhiaruanded ja ka lisad on veel ette valmistatud, et teha sisestamine lihtsamaks, tegime Exceli tabeli kõrvale, sest siis saame ise ka aru, mis parasjagu toimub. Aga nendest me räägime juba järgmises lõigus.